Kagu Raadio. Toomas Pauri autorisaade. No nii, tervist. Hommik. Saab minu kõrva peal kohe. Kui viitsid, soovin mulle õnne, mul on täna sünnipäev. Jaa, ma juba soovisin sulle Facebookis õnne, aga... Soovist? Telefoni võib ka ju soovida. Jaa, see on palju parem. Palju õnne. Aitäh, sõbrake. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saatekülaliseks on Kalju Tamme, kes on füüsik ja elektriasjatundja ja õpib doktorantiks, varsti kaitseb kraadi ka siis ja kõige lõpuks saab tas veel professor. Need, tere Kalju. Tere. Miks on Eesti Energial tema ümber nii palju vahendajaid, et sinne hinnad üles löövad ja meid kõiki vaeseks teevad? Muidugi see CO2 on veel eraldi, mis on muidugi Euroopa poolt kinnitatud. Sellele küsimusele, miks on nii palju nüüd vahendajaid on, selle küsimuse vastus on see, et on võimalik raha teenida hästi. Kus on võimalik raha teenida, eks seal ole raha teenijaid ka. Kahjuks on võetud siuke riikliku tähtsusega asi nagu elektri, sellest on tehtud puhtalt raha teenimisvõimalus ja selle tulemusena siis paraku on niimoodi, et tavaline tarbija kannatab. No muidugi töökohti ka muidugi sellega, sa ütlesid õieti, aga kas neid on vaja? Ma tahaksin siinkohal võib-olla rääkida, et kõik teavad ilmselt siukest asja nagu elektribörs. Reaalsus on see, et elekter on selline kaup, mis ei tohiks olla börsil. Eriti sellisel börsil nagu ta on. Kohe seletan ära, miks see niimoodi on. Et kui te vaatasite seda eelmise nädala esimese stuudiosaadet, siis seal tekkis vahepeal kahe väitleja vahel siuke vaidlus, kus üks ütles, et Narva jaamad on juhitavad ja teine ütles, et Narva jaamad ei ole juhitavad voolutootmisviisid. See näitas kahjuks seda, et meil on valitsuses inimesed, kes ei tea absoluutselt, millest räägivad. Ja Narva jaamad on juhitavad esiteks. Aga nüüd ma jõuangi tagasi, et miks ei tohi olla elekter börsil. Ja põhjus ongi selles, et juhitavad jaamad jagunevad kaheks. Kiiresti reageerivad jaamad ja aeglaselt reageerivad jaamad. Tavaliselt aeglaselt reageerivad jaamad on baastootmisjaamad. Ja Narva jaamad kui ka Auvere, mõlemad on baastootmisjaamad. See tuleneb sellest, et nad ei pane oma elektritootmisturbiine tööle mitte põlemisest tekkiva gaasiga, vaid veeauruga. Ja nagu kõik inimesed, kes natuke midagi teavad või on kunagi vett keetnud, siis nad teavad, et vee keetmine võtab aega. Ja selle tulemusena need jaamad ei saa kiiresti reageerida. Ja nüüd tulebki see koht välja, miks on elektribörs paha. Sest elektribörs kehtestab siukse mingi tunnipõhise hinna ja siis kuna see hind on nii kõikuv, siis baastootmisjaamad, mis muidu saaksid pakkuda head hinda, ei jõua reageerida piisavalt kähku selleks, et korralikult nagu turule tulla. Et see ongi nagu üks põhjustest jälle, miks nagu hind kokkuvõttes üles läheb, sest baastootmisjaamad ei pääse turule, sest börs rikub selle keskkonna nende jaoks ära. Sest nad lihtsalt ei jõua nii kähku reageerida sellele, kui kähku see börsi hind tuulikutest tuleneva või päikese olemasolust oleneva hetkeseisu tõttu muutub. Et tuleb väga palju päikest, siis lükkab hinna alla, prognoos tehakse järgmisele päevale on ja nad vaatavad, et täna oli päikest, järelikult on äkki homme ka palju päikest ja seetõttu baastootmisjaamu ei pantud tööle ja seetõttu ongi elekter kallis tegelikult lõpuks. Et see on nagu üks asi, miks ei tohiks olla elekter börsil ja kui ta börsil ei oleks, siis ei oleks nagu neid parasiite ka sealt, kes selle pealt üritavad nagu võimalik palju raha lõigata. Jällegi, see on see toimemehhanism, miks see on nagu valesti. Et see on ikka oma riigi valitsuse korraldada see asi, millest sa praegu rääkisid. Ega see ei ole kuskilt Euroopas peale sunnitud? Seda ma täpselt ei tea. Minu arust on ikkagi kuidagi suhteliselt üle-euroopaline. See mõttes on nii ja naa, sest börs on nagu üle-euroopaline, aga see, kas Eesti sealt börsist osa võtab, tega ta ei pea sealt osa võtma, kui ta ei tahaks või ta võiks nagu mingid kindlad hinnapiirid panna Eesti-siseseks tarbimiseks ja tootmiseks vähemalt, et sel juhul ta saaks nagu selle börsi volatiilsuse välja võtta baastootmisjaamadest ja saaks nagu tegelikult baastootmisjaamad korralikult toimima panna. Ma vaatasin näiteks, kas oli 19. veebruar või midagi taolist, oli päevane käik selline, et kogu aeg oli umbes 900 megavatti kasutuses ja siis tipp oli mingi 1200. Ehk siis 3/4 oli kogu aeg kasutuses
ja 1200 oli siis see tipp, mida nii-öelda pidi kuidagi moodi siis tasandama. Ja baastootmisjaamad seda 1200 tippu ei saa tasandada, sellepärast, et nad jõua piisavalt kähku reageerida. Aga kuna need tuulikud ja selle 1200 tipuga lükatakse tegelikult baastootmisvõimsused rivist välja, mis ei lase neil seda ülejäänud 900 ka nagu mõistliku hinnaga toota, siis me saame niisugused absurdsed hinnad. Et kui börsile minna, siis peaks minema kuidagi sedasi börsil, et baastootmisvõimsustele oleks tagatud mingi kindel summa, mingi kindel hind, et see siis kaotaks selle volatiilsuse ära, aga jällegi seda ei ole tehtud, sellepärast et nagu me nägime, siis kui meie valitsuse moodustavad inimesed, kes ei tea, mis asi on juhitav võimsus või juhitamatu võimsus, siis ei ole lootagi, et nad saaksid üldse midagi aru võrgu reguleerimisest. See on paraku kahjuks selline. Ütleme, see CO2 on tulnud Euroopast, rohepööre, ja see hind lisatakse ka ja siis nendele nahakoorijate juurde veel, et see Eesti inimene magab, ma maksan ka ja nutan, et hind on nii kõrge mul pensionärile, et seda CO2 võiks ka likvideerida, seda ei ole ju vaja. Me kui räägime, et me võidame, eelmine kord natuke rääkisime sellest, et meile tehakse selgeks, et sealt saadakse hulga raha, millega saab jälle siis aidata ettevõtlust ja kõike muud. See on jälle siuke, ma ei tea, absurdne mõte üldse, et nagu seal esimeses stuudios ka vist öeldi, et eelmine aasta saadiks 300 miljonit CO2 kvootide müügist. Aga just nimelt see CO2 kvootide müük, see nägigi välja selline, et riik võttis need kvoodid ja müüs maha ja sai raha. Ja sealt 300 miljonist siis võib-olla annab, ma ei tea, 50 miljonit ettevõtte toetuseks. Reaalsuses oleks palju mõistlikum olnud see, et riik ei müü neid kvoote maha, suunad need kvoodid lihtsalt põlevkivijaama tootmisesse, sealt ka oleks siis kohe kukkunud hind 180 euro pealt 80 euro peale ja oleks kõik ettevõtted Eestis kumulatiivselt võitnud 300 miljonit ja rohkemgi, sest ettevõtlus ja tööstus oleks kõik nagu palju vähem pidanud elektri hinda maksma ja oleks sedasi tegelikult majanduskõvasti turgutanud. Aga reaalsuses oligi jälle see, et võeti see tasuta ettevõtluse jaoks Euroopa poolt ette nähtud ressurss, parseldati lihtsalt odavalt maha ja seetõttu nüüd ettevõtted ägavad ja kiruvad. Kuhu see ülejäänud raha läks siis? 355, kell läks ettevõtted, 300 kuhu tuleks? Igaüks peab ise otsustama, kust kohast valitsus kavatseb võtta neid rahasi, millega ametnikele tahetakse 50 000 preemiaid maksta heade saavutuste eest ja kui Tartu linnapeadel ja abilinnapeadel tõsteti palka 1000 eurot tükk ja kui kogu sellepärast ei ole vaja muretseda, et riik ei leia kuhu kohta raha panna. Selge jah, tõesti, see on mulle ilma asjata. Aga kas see Trump, me lõpetame USA-s, ma eelmine ka ütlesin selle lollus ära, nagu ta ütles, kas meie selle CO2 Euroopast nad mõtlevad sügavalt, aga kas teda üldse oleks vaja, küsin ma nüüd niimoodi otse? Sa mõtled rohepööreta? Jah. See on nüüd täpselt see, et kas me peaksime puhtamalt elama, puhtamalt tootma, jah, kas rohepööre seda teeb? Ei. Ühesõnaga, kas me tahame puhast energiat, kas me tahame puhast keskkonda? Jah, tahame loomulikult, see ei ole nagu mingi küsimus, aga lihtsalt praegusel kujul see, mida Euroopa teeb, ei ole puhtama jätkusuutliku ettevõtluse rajamine, et see on rohepopulism, mida me Euroopas teeme, need tuulikud, päiksepaneelid ja nii edasi. See on puhas rohepopulism, sellega ei saavutata mitte midagi muud kui majanduse häving, seda me kõik näeme ja seda ei ole vaja. Aga kui me tahame päriselt, ma eeldan, et kõik inimesed tahavad tegelikult puhast keskkonda ja loodust. Seda tuleks teha, aga selle jaoks on päriselt töötavad lahendused. Näiteks kui vaadata Euroopa CO2 emissioonide langust, siis see algas peale mingi 2000-tel või umbes siis ja tolle ajal ei olnud elektriautosid, aga see langus toimus siiski ja see toimus mitte sellepärast, et elektriautosid oleks olnud nagu rohepopulismile meeldib öelda, vaid sellepärast, et lihtsalt diiselmootor muudeti puhtamaks. Ja täpselt sama oleks siis ka meil, et selle asemel rääkida mingit ulmelist populistlikku lolli juttu, me peaksime võtma nagu päriselt töötavad lahendused, mis toimivad
näiteks diiselmootori ja selle puhtamaks tegema või siis paneme püsti tuumajaamad, korralikud jaamad. Ja me saaksime väga suures koguses väga puhast, väga odavat energiat. Aga see lihtsalt ei sobi ei poliitikutele hästi ega ka nendele rohepopulismile hästi. Ja lihtsalt veel üks huvitav asi on see, et tuulikupark ehitatakse püsti sükse 4-aastalise aja jooksul. Igaüks peaks nüüd ise mõtlema, et kui kaua on Eestis valimistsükkel, kestab ka 4 aastat, aga tuumajaama ehitatakse sükse 5-7 aastat, siis ongi see, et poliitikud ei salli tuumajaamasi sellepärast, et nemad ei saa nii-öelda seda koort, kui see tuumajaam lõpuks tööle hakkab. Ja sest siis on järgmine poliitiline võim. See on nagu üks põhjus, mille pärast päriselt toimivat lahendust ei taheta rakendada. Ja teine lahendus või teine põhjus on tegelikult selles, et kõik, kes midagi energeetikast teavad, saavad aru, et juhitamatutel süsteemidel peab olema taga kiiresti reageeriv juhitav süsteem gaasijaamade näol ja gaasijaamad on ikkagi fossiilkütuse jaamad, ehk siis nii või naa ei ole tegelikult lootustki tuulikutega, et me saame fossiilkütustest lahti. Ja selles mõttes reaalsus ongi see, et ka fossiilkütuste tootjatele tegelikult on tuulikud selles mõttes isegi kasulikud, sest nad jäävad ikkagi neist sõltuma, nad saavad pärast väga kõrge hinnaga oma gaasi müüa, sellepärast et nõudlus on ära rikutud ja tuumajaamad pakuksid puhast alternatiivi mõlemale või kõigele sellele, aga neid ei rakendata, sest need on liiga, ma ei tea, korralikud projektid. Just ütlesid gaasi elektrijaamad, et ma kuulsin, et meil hakatakse ehitama veel gaasi elektrijaama, ma mõtlen, et meil on põlevkivi, tuule, elekter, meil on päikseenergia, siis toome veel kaabliga voolu juurde, et aga milleks seda siis nüüd veel tahad aatomid, et kas me tahame muutuda siis maailma müüvaks või riik müüb siis ülejäänud energiat teistele, aga ma küsin, et kõigepealt seal gaasi elektrijaamade kohta, on nad otstarbekad vajalikud ja mis on see idee kokkuvõttes? Kokkuvõttes nad ei ole vajalikud, nad ei ole otstarbekad. Miks neid tehakse? Tulebki jälle täpselt aru saada, et gaasijaamad on osa suuremast süsteemist. Et Eesti selle aasta talvine tipptarbimine, mis on läbi aegade tipptarbimine, oli 1700 megavatti. Meil on praegu rajatud juba 1200 megavatti päikest ja 700 megavatti tuult. Ehk meil on praegu 1900 megavatti juhitamatud võimsuseid. Meil on praegu juba rohkem kui Eesti kunagi tarbinud. Ja ometi me näeme, et on vaja juurde mingid juhitavad jaamu. See näitabki konkreetselt seda, et juhitamatute võimsustega ei ole võimalik teha elektrisüsteemi iseseisvalt püsti panna. See tähendab seda, et meile juhitamatutele ongi vaja juurde kiiresti reageerivat juhitavat gaasijaama. See on lihtsalt nende tagavarajaam tegelikult. Ja siis tulebki nagu see koht välja, et see tuulemüüja ütleks sulle, et tema müüb sellise hea odava hinnaga tuult või tuuleenergiat, aga reaalsuses see gaasijaama hind ja see kõik on põhjustatud tema poolt. See on nii-öelda plaaster, tema tekitatud augule peale pandud plaaster. Et seda ei ole vaja tegelikult. Tegelikult peaks asi välja nägema sedasi, et meil on need baasjaamad, Narva jaamad ja ka Auvere siis, kui see töötab. Nad pakuksid selle 900 megavatti, mis on baasvajadus Eestis, pakuksid selle konstantselt ära kogu aeg ja siis viimane 300 megavatti, seda siis võiks nii-öelda kiiresti reageeriva gaasijaamaga või tuulega, millel on mingil määral salvestust nii-öelda kompenseerida ja ka siis juurde osta. Aga meil ei tehta asja nii, nagu peaks. Et sellest tulenevat ongi veel kord, et turg on börs või see rikub nagu baastootmisjaamade võimalused ära ja sellega lõppkokkuvõttes peavad inimesed kõik selle kinni maksma. Põhimõtteliselt me kasutame põhilise energiana praegu nii-öelda seda kallist süsteemi, mis peaks olema tagavarasüsteem heal juhul, aga seda ei tehta. Nagu reservist. Süsteem on lülitatud lihtsalt seisma. Aga kes seda gaasi elektrijaamade püsti panekumist nagu tagant tõukab, mis erakond see on? Tõenäoliselt oravad on ja teised, aga Isamaa ka kindlasti
Isamaa on tegelikult väga palju juba kohalikud omavalitsustes praeguseks näidanud, et tegelikult nad ei ole midagi tuulikute vastu. Kõik, kes toetavad tuulikuid, toetavad gaasijaamast. Need on kaks asja, mis käivad käsikäes, lihtsalt muud võimalust ei ole. Et kõik, kes toetavad tuulikuid, toetavad gaasijaamast. Ja eks igaüks võib ise vaadata, kes toetab tuulikuid. Kuivõrd sa üldse Läti elektrisüsteemiga on nad võrreldavad Eestiga? Ma nii täpselt ei tea kahjuks Läti süsteemist. Ma tean, et siin rajatakse ka neid tuulikuid väga palju, aga selles mõttes tuleb ka aru saada, et kogu Baltikumi elektrisüsteem on suhteliselt ära lõigatud süsteem. Meil on suhteliselt vähe võimsuseid nagu ühenduses ja merealused kaablid on valdavalt alalisvoolukaablid, mis ei suuda hoida sagedust, mis tähendab seda, et kogu selle süsteemil on väga vähe inertsi. Ja mida rohkem tuulikuid siia püsti pannakse, seda ebastabiilsemaks see võrk läheb, seda hullemaks meil läheb see süsteem. Et reaalselt oleks see, et meil oleks vaja Baltikumi suurt baastootmisjaama kindlasti. Seetõttu ma leian, et näiteks kui Eesti rajakski 2 või 3 megavati võimsuses tuumajaamasid, siis Läti ja Leedu võtaksid selle üleliigse energia kindlasti endale, oleks mitte mingit küsimust ja oleks kogu Baltikum palju rõõmsam. Nii kõigil oleks korralik usaldatav madala hinnaga elekter. Aga praegu on see, et rajatakse igale poole neid pagana tuulikuid, need lükkavad sagedused kõikuma ja nii edasi, mis tähendab seda, et tundlikum elektroonika hakkab ka tõenäoliselt kiiremini katki minema inimestel, sest elekter ei ole nii stabiilne, nagu ta peaks olema. Ma ei tea, kas sa kuulasid siin, mõni nädal tagasi oli foorum Eesti televisioonis elektriküsimustes, siis ma vaatasin, et arukaid inimesi oli seal ikka vähe, kuigi nad on kõik koolis käinud ja teavad, aga erist ei jaga midagi, ainuke, kes midagi jagas, oli tõesti Keskerakond ja veel minu meelest ka EKRE, aga ülejäänud ajasid ikka siukest jura suust välja, et häbi oli kuulata, eriti neid Eesti 200. See mees võib-olla on kodus valgust pannud, lülitas käima, aga ei enamat, aga jutt oli jumal, tule taevas appi ja sotsid ka muidugi. Endine korralik vettarst, hinnatud vettarst, tema hakkab elektrist rääkima. Ma saan aru, kui ta räägib poegimisest. Aga nii nad on, et siuksed meil need poliitikud ja ma ei tea, kas siis sa kuulasid, siis ma vaatasin, et püha jumal, et kui see elektripoliitika käib niimoodi nagu kummipall ühest toanurgast teise hüppab niimoodi, et siis küll me ei jõua kaugele. Sellest samast aastast ma rääkisingi, et kus EKRE esindaja Evelin Poolamets ja siis Eesti 200 esindaja hakkasidki vaidlema selle üle, et EKRE, Evelin ütles, et Narva jaamad on juhitavad ja siis Eesti 200 esindaja ütles, et ei ole juhitavad. See näitaski konkreetselt seda, et inimene, kes on valitsuses, kes teeb neid otsuseid, temal ei ole elementaarseid mõisteidki selgelt tehtud. Ta ei saa kõige elementaarsemast asjast aru ja sellest tulenevalt tal ei ole mingit võimalustki teha objektiivseid või nagu korrektseid otsuseid selles suhtes, milline peaks Eesti elektri strateegia välja nägema. Et veel kord, et kui ta ei tea, mis asi on juhitav ja juhitamatu voolutootmine, siis on tal võimatu üldse aru saada, mis asi on baastootmine, mis asi on kiiresti reageeriv tootmine ja kui ta nendel kahel asjal vahet ei tee, siis ei ole võimalik, et ta suudaks kokku panna mingi süsteemi, mis peaks suutma ära täita päevase kõikumisvajadused ja nii edasi. Kui sa ei tunne tähti, siis sa ei saa sõna kokku kirjutada. Ja kui sa sõnasid ei saa kokku kirjutada, siis loota, et sa mingi, romaani kirjutada on absurd. Aga see Eesti 200 inimene, kes seal rääkis, et Narva jaamad ei ole juhitavad, tema ei tunne tähti. Ja ma ise mõtlen, et järgmise aasta märtsis on valimised, inimesed lähevad jälle valima. Kas nad vannuvad, ma ise kuulen, kuidas nad vannuvad Eesti energiapoliitika üle ja lähevad ja valivad selle Reinaasi Eesti 200 jälle tagasi, kes ei tunne tähti. Et kuidas oskad sa oled noor mees, peaaegu doktor, varsti professor, et mis asi inimeste peas käib, siis kui ma voolust maksan, siis ma maksan ja siis kui päike paistab mulle pähe peale, siis mul tulevad teised mõtted, ma ei saa lihtsalt aru. Mul endal ongi ausalt öeldes plaanis praegu hakata mingit sarja tegema või midagi, kus ma siis nagu põhjalikult seletakski ära erinevad energeetikaterminid ja asjad, et
ega seal ei olegi midagi muud, et inimesed peavad lihtsalt aru saama, et kuidas energeetika töötab, nagu päriselt objektiivselt aru saama sellest. Peavad aru saama, et ei ole niimoodi, et ma nüüd praegu päike paistab, et ma nüüd või et ma nüüd kasutan elektrit ja pärast päike ei paista, et ma nüüd ei kasuta elektrit. Või et ma ei tea, et praegu on börsihind nii kõrge või nii madal, et ma nüüd kasutan või ei kasuta. Inimesed peavadki aru saama, et energeetika, tervisevõrk on üks suur elav organism nii-öelda ja kui sa sealt põhitootmisviisid nii-öelda välja lõikad lihtsalt selle juhutarbimise tõttu või juhuhinna tõttu, siis kogu see kupatus läheb nagu uppi ja ma tahangi nagu inimestele selgeks teha, et nagu mis asi on baastootmine, mis asi on kiirelt reageeriv tootmine, mis asi on juhitamatu tootmine, mis asi on juhitav tootmine, sest kui neist asjadest aru ei saa, ei ole võimalik aru saada sellest, kuidas elektrivõrk töötab. Nii lihtne see ongi ja paraku oli selgelt näha, et meie valitsuserakondade esindajad ei saanud neist mõistetest aru. Ehk siis ei tundnud tähti nii-öelda. Jah, ütleme, et need saatejuhid Eesti Televisioon peaks neid foorumid rohkem tegema ja neid 6 erakonda on meil ja nende siis esinejad välja tooma, siis me näeme, kellega meil tegemist. No nüüd eelmis ma nägin küll, et see sots ja Eesti 200, et võiks järgmine kord jalgu puhata ja midagi kasulikumat siin maailmas teha ja ütleme, Jaak Aab on hea vetarist, mingu tehku oma tööd, aga elektri rääkimine käib talle üle jõu. Ei, aga mis tolku sellest on, kui kutsuda rohkem neid inimesi esinema sinna, kui nad ei tea, millest nad räägivad. See tolku, et ta võib minna sinna ükskõik kui palju rääkida, aga kui ta ei tea, millest ta räägib, ega see mingit objektiivset infot ikka ei tule sealt. Et selles mõttes jah, et Keskerakonna esindaja ütles seal mingi õige asja, ma täpselt ei näeta, mis see väide oli ja Evelin Poolamets, selles mõttes ta jutt oli õige, aga jällegi probleem on selles, et tõenäoliselt kumbki neist ei tea väga põhjalikult tegelikult seda elektrisüsteemi toimimismehhanismi täpsemalt. Aga vähemalt nad teavad tähti, ütleme niimoodi. Aga seda, et kas kiiresti reageeriv võimsus või baasvõimsus või mis nende vahed on ja kuidas nende mõjud nii-öelda elektri hinnale paistavad ja kuidas siis see kiiresti 15 minuti hinnaga turg, miks see sellega kokku ei sobi ja nii edasi, kas nad ka nendest aru saavad täpselt ja kuidas see juhitamatu kõik seda süsteemi veel omakorda nagu rikub. Ma ei tea, ma arvan, et nad saavad printsiipidest aru enam-vähem, aga kui täpselt, jällegi ma kahtlen, et sinna oleks vaja nagu foorumit, kus nagu päriselt inimesed, kes energeetikast midagi aru saavad, nagu ma ei tea, Alar Konist või Arvi Hamburg või mina võiksime seal rääkida ja siis nagu saaksid päriselt ka Eesti inimesed aru, miks nende elektriarved nii suured on ja kuidas need saaks vaiksemaks teha. Aga see, kui sinna kutsuda lihtsalt 5 või 6 poliitilist näitlejat, ega see mingit adekvaatset uut infot ei tule inimestele. Aga kuivõrd sind on kutsutud ütleme esinema siis inimestele, kuidas elektrisüsteemid töötavad ja kuidas see elektri üldse meil Eestis on korraldatud? Ei mind ei kutsuta sellepärast, et sa oled ju noor mees, noor ilus mees, miks ei kutsuta, keda siis veel? No esiteks ma räägin tõtt ja teiseks mul ei ole ametlikult ette näidata mingi energeetiku pabereid. Aga inimesed, kellel on need paberid ette näidata, ega neid ka ei kutsuta. Ja milleks siis koosolek korraldada? Kelle jaoks? Andmetut, ei ole. Me teeme siit väikese muusikese pausi. Küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Kalju Tamme. Siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa. Kaob üle harune käära, perekond kokku siis saab.
säravad silmad kui päev, üheskoos istudes seal, mis hämaras paistab ei lähe, valguses korda sulle jää. Sellest Auverest, et ma ei teagi, palju ta maksma läks, kelle idee oli see teha, nüüd teda vannutakse, jälle oli ta remondis ja nagu käib selline jutt, no parem kui teda ei olekski olnud ja et tee meile ta, nagu öeldaks vanasti, punaseks värvi, vaid tee suureks ja punaseks, et me hästi aru saaks. Jah, puust ja punaseks. Puust ja punaseks. Ma vaatasin mingitel andmetel, mina nägin, et Auvere läks maksma umbes 600 miljonit eurot. Ja Auvere on ehitatud kivisöe tehnoloogiale valdavalt ja ta on, kui ma õigesti mäletan, siis Kanada firma poolt tehtud vist ja ta oli nagu nende esimene projekt põlevkivi jaoks. Ja tulemus ongi see, et ta on nii-öelda põhimõtteliselt pilootprojekt või prototüüp ja seetõttu ta on valesti ehitatud. Mis seal valesti on tehtud siis? Kivi läheb õigest aust sisse või kivisüsi? No kivisüsi seal ei kööta, aga selles mõttes ta on tehnoloogiliselt, ütleme nii, et ta on tehnoloogiliselt võib-olla õigesti ehitatud, aga insenertehniliselt valesti ehitatud. Ei ole arvesti võetud Eesti põlevkivi iseärasust. Et ta on ehitatud, nagu ma ütlesin, kivisöe jaama põhimõttel, aga Eesti põlevkivi sisaldab kõvasti kloriide ja teisi siukseid korrosiivseid aineid, mis tõttu need katlad ja need torud, mis seal seest läbi käivad, need on tõenäoliselt valitud vale metallisulamid ja need sulamid, kuna need metallid on seal valest materjalist, vale metallid, siis need torustikud sööbivad kiiresti läbi, sinna tekivad augud, need katki, need lähevad ebakindlaks ja siis tõttu tulebki see asi välja lülitada. Ja kuna Auveres on üks suur katel ja üks suur turbiin, siis on niimoodi, et kui peab katla seisma panema või peab turbiini seisma panema, ehk kui ühes torus on auk nii-öelda, siis kogu see 300 megavatti võimsust kaup rivist välja. Et ta on selles mõttes valesti ehitatud, tal ei ole mitte mingit nii-öelda tagavara võimalust või et ta töötaks poole võimsusega või midagi taolist, et kõik on ühekordse süsteemiga ja ta on valedest metallidest ehitatud, valedest materjalidest ja selle tulemusena ongi see, et ta on kogu aeg katki, aga nagu ma eelmine kord ka mainisin, et kui inimesed kiruvad siin Auveret, et see on kogu aeg katki, siis Auvere töö tootlikkus on nii-öelda 50-60%, aga tuuleturbiinid on ainult 20% ja päiksepaneelid on ainult 10%. Ehk siis Auvere on ligi 5-6 korda parem kui päiksepaneelid ja 3 korda parem kui tuulikud. Aga nüüd kas keegi vastutab ka, kes selle tellis, kes pidi teda jälgima, kui sa tead muidugi, ma võin muidugi küsida, aga keegi peab vastutama, siis on meil garantiaaeg, et need asjad saaks siis ära likvideeritud, mis seal on vead. No Eesti riigis ei vastuta riiklik ametnik ühe asja eest. Kunagi oli veel kusjuures selline punkt minu teada seadustes sees, kus riigi ametnik, kes on tekitanud kahju riigile, peab sest omast varast kinni maksma, aga see punkt võeti seal välja ja nüüd ongi niimoodi, et ega siin reaalselt keegi ei vastuta, öeldakse, et kobarkäkk või et kõik vastutavad või keegi ei vastuta. Eesti rahvas vastutab. Jah, ametnikud keeravad käki kokku ja rahvas vastutab. Täpselt samamoodi tuli alles hiljuti välja see, kus ma ei tea, 100 miljonitest raha oli antud Kaitseministeeriumile, Kaitseministeerium ei suutnud nagu neid rahasi õigesti ära investeerida või midagi taolist ja siis jälle keegi ei vastutanud midagi. Kõige kuulsam asi on ikkagi see Tallinna külmhoone kobarkäkk, kus ka jäeti lihtsalt külmhoonest, jäeti põrandaküte sisse ja siis läksid vaktsiinid pahaks ja keegi ei vastutanud. Et sellepärast ei pea muretsema, Eesti riigis üks ametnik ei vastuta selle eest, et ta mingi jama kokku keerab.
ja kui see jama on siis 600 miljoni eurone elektrijaam, ega siis ikka keegi ei vastuta. Sina ja mina vastutame oma rahakottidega. Ütle niimoodi, et nüüd oli ta alles jälle remondis, et kui suur on tal see töötamistsükkel ja siis kaua ta on jälle remondis, et kumb on kavalam. No sa enne ütlesid, et 5-60% on tema tootlikkus, kinni ka ei saa panna, sest ta on parem kui need tuulegeneraatorid 20 ja päiksepaneed 10, ta on neist parim. Aga mida sinu arvates targa mehena tuleks teha? Jah. Selles mõttes kumb on parem, ta tootliks ongi, et ta pool aega töötab, pool aega ei tööta. Just nimelt nii see ongi. Ja mis seal teha? Ega ma nagu mingit head varianti ei olegi ausalt öeldes, et tuleb teha nagu korralik tasuvusanalüüs. Vaadata, kui palju ta suudab mõistlikult toota, kui palju ta ei suuda toota ja siis rakendada seda. Aga jah, midagi head sealt tulema ei hakka mitte kunagi, sellepärast, et ta on valesti ehitatud jaam ja ta jääbki valesti ehitatud jaamad. Aga mida teha tuleks olekski see, et Narva jaamad, mis on õigesti ehitatud, tuleks uuesti tööle panna, need tuleks ära moderniseerida ja siis oleks kõik probleem lahendatud. Ja pikas perspektiivis tuleb tuumajaam ehitada. Aga Auverega, ma ei teagi selles mõttes, et teda ei saa kasutada põhitootmisjaamana mitte, et võib-olla siis, kui tagavarajaama jätta, et siis ongi, et ta nagu enamus ajast ei tööta, et siis, kui on teada mingi, ütleme, et mingi Narva katlad on vaja panna korralisse hooldusesse, et ainult selleks ajaks pannakse Auvere tööle, muu ajast ta lihtsalt seisab, et mingi tagavara võimsust peab olema ja selleks ta vast sobiks, aga midagi mõistlikku taga nagu tegelikult väga teha ei ole. Ma mõtlen, et kas sa, mina ei ole nii kursis nende asjadega, ma küsin, et kas on seal mingisugused moodustatud kontrollorgand, kes toob välja vead, sa juba tõid, ma ei tea, kas see on sinu tarkusest, et toob välja vead, et millega on eksitatud ja kellelgi peaks nagu ikkagi mööda näppe kandma. Ei eks ole ammu teada, kes millega eksis ja nii edasi, seda vastu näppe lihtsalt ei hakata andma, see on jällegi, see on lihtsalt see, et omasid ei lööda, et Eesti riigis, kui sa oled meie poti juures, siis sa võid teha, mis tahad, siis sa võid ka, ütlen külmhoonel jätta põranda kütte sisse, et ka siis ei saa vastu näppe. Et selles mõttes, et nagu seda ei pea muretsema, et keegi sellest lõpuks kunagi millegi vastutaks. Sa võid ka 10 miljonit, ma ei tea, Itaalia hotelli panna, ikka ei vastuta ja nii edasi. Oleme ausad, sellest ei ole mõtet nagu rohkem rääkida, et aga mida Auverega teha saaks, olekski see, et kasutada teda nii kaua, kuni võimalikult palju Narva jaamasid ära moderniseerida, seal mingid, ma ei tea, turbiinid ja kattad võib-olla välja vahetada, et saaks kasutegurit suurendada ja siis pärast lihtsalt Auveret kasutada tagavarajaamana või mingitel Narva jaamadel on vaja nagu korralist hooldust teha. Sest Auvere ei sobi ka kiirreageerimisjaamaks, sellepärast, et ta on, nagu ma ütlesin, ta on auruturbiiniga, mitte ta ei ole gaasiturbiiniga. Et jah, võib-olla oleks võimalik Auverele gaasiturbiin kõrvale juurde kuidagi ehitada, seda ma täpselt ei oska öelda, siis ta saaks kiirreageerimisjaamaks ümber ehitada, aga sügavalt kahtlen, et sellel mõtet oleks, sest tõenäoliselt uue jaama ehitamine oleks samas suurusjärgus hinna poolest. Ehk siis tagavarajaamaks, sest kui ta tagavarajaamana lihtsalt seisab, ega ta selle läbi ei roosteta, ja siis need lühikesed ajad, kui ta mingit teist jaama asendab, siis selle aega ta saaks tööle. Aga ega seal midagi muud teha ei ole. Aga selles 3 korda parem ikka kui tuuliket. Selge. Hiljuti ütles peaminister, et Narva jaamad lähevad kinni. Kes selle korralduse või kas Riigikogu andis selle seaduse, et Narva elektrijaamad tuleb kinni panna, kuna nad ei vasta, ma ei tea, mingisugustele nõuetele? See on peaministri loll jutt, aga ta ei tea ise ka, mida ta räägib. Et Narva jaamad võib-olla pannaksegi kinni. Tulemus on lihtsalt see, et siis meil on jamad kaelas. Siis me ostame igalt poolt, iga kord, kui natuke energiat vaja on, me ostame igalt poolt mingi roppu hinnaga seda, siis me kaotame viimasegi tagavara ära, toimiva tagavara. See ongi populism, et paneme kinni, mingid mõistlikku alternatiivi neil ei ole. Nii see lihtsalt on, et mõistlikku alternatiivi ei ole. Ja selles mõttes, ega ta võib selle kinni panna, ega ma ei saa takistada, ma ei saa sinna kätte ette panna, aga sellised hullusi tehakse Eestis veelgi, et samamoodi ehitatakse Rail Balticut, saame kiirrongiga Ikla piiripunktini, et mis tolku sellest on.
mingit tolku sellest ei ole, aga hullust tuleb ära teha. jah, Tsaari Venemaa ja Nõukogude Liit omal ajal ehitas Eestis küllaltki hea raudteesüsteemi välja, sellega võid sõita kuhu tahad, võib-olla ainult kiirus juurde panna, aga tulles tagasi Narva elektrijaamade juurde, siis mis seal pahaks pantakse, et ta reostab õhku või ei täida CO-norme? No CO-normid võib ära kaotada, siis ta ei reosta enam. No põhimõtteliselt jah, et ta ei täida nagu neid norme ja umbes süüdistatakse, et tehnoloogia on vana, aga see on niisugune suhteliselt loll süüdistus, sellepärast et vett on keedetud tuhandeid aastaid ja turbiine on ka sadu aastaid ringi aetud, et tegelikult seesama auruturbiini tehnoloogia on kõikides soojuselektrijaamades peaaegu. Loomulikult saab turbiini natuke efektiivsemaks panna, seal mingi turbiini materjali muuta, turbiini labade nurkasi muuta, turbiini suurust muuta ja nii edasi, et saab seda efektiivsemaks teha. Põletamist on võimalik ka efektiivsemaks teha, mingit temperatuure seal sättida ja katla geomeetriat muuta ja nii edasi, et on võimalik efektiivsemaks teha loomulikult ja reostust on võimalik ka katla otsast kinni püüda paremini. Printsiip on sama, aga on võimalik efektiivsemaks seda asja muuta küll, et selle vastu ma ei eitagi või ma ei väidagi, et seda ei ole teha võimalik. Aga veel kord, et need on tehnoloogiad, mis praegu juba töötavad meil vähemalt. Et kui need nagu reaalselt rakendada nii, nagu peaks rakendama ja mitte neile CO2 hinda nende käest küsida, vaid anda sinna, kuhu CO2 hind on nagu ette näidatud, ehk siis mitte see CO2 kvoot enam maha müüa, siis nad suudavad meil ilusti normaalse hinnaga elektri kätte toimetada. Aga lihtsalt praegu ongi see, et turg on nende jaoks ära rikutud, nendele mõeldud CO2 kvoot müüakse maha, nad pannakse tööle ebastabiilses režiimis, mille tõttu nad ei saa tegelikult oma maksimum efektiivsust kätte. See rikubki nende töö ära lihtsalt. Ja siis ongi nagu, põhimõtteliselt on sedasi, et ma virutan sulle haamriga vastu jalga, siis jooksen sinuga võidu ja siis ütlen, et näed, et sa oled kobakäpp, sa ei suuda minuga võidu joosta. Ja ma mõtlen ka seda, et Narva elektrijaamad, nagu sa rääkisid, kui need korda teha, siis nende võimek oli vist 5-60%. Nende kasutegur on 5-60%, aga nende töö kasutustegur, ehk siis see kasutegur on see, kui mitu protsenti elektrit nad suudavad sisse pandud soojusest nii-öelda välja võtta. Ehk ütleme, et kui sa kütad 3000 megajouli, siis nad võtavad välja 1500 megajouli. Et see on kasutegur. Kasutustegur on see, kui tihti nad nii-öelda töötavad. Kasutustegur on Narva elektrijaamadel peaks olema 80 kanti. Ehk siis 80% ajast suudavad töötada. Tavaline põlevkivijaam. Ja kivisööjaam samamoodi. Aga Auvere, kui nad on prototüüp, siis temal on see 50-60. Tuulikutel on see ainult mingi 20. Aga Narva elektrijaamad on umbes 80 peaks olema. Ei, ma mõtlen, et kui ma nüüd sinu juttu kuulan, siis tähendab mina, kes ma olen elektrist kaugel, väga kaugel, et arukas oleks siis Narva elektrijaamad täna nii korda teha, et nad tootaks meile põhielektrit ja kõik need ülejäänud, need tuuled ja päiksed annavad lisa, et see hind ei oleks mitte sellise kilovati hind, vaid see on seal minimaalne, olematu, et ma ei maksa kuus mitte 360 eurot elektri eest, vaid maksan 60 eurot. Jah, umbes niimoodi küll, jah. Täpselt, et Narva jaamad kataksid ära meile baastootmisvõimsused. Nagu ma ütlesin, umbes 75% on see päevasest tarbimisest ja siis tuulikutele on vaja juurde, ennem ei ole tuulikutega mitte midagi praktiliselt võimalik teha, kui meil mingit salvestust ei eksisteeri. Et on vaja tuulikutele luua, kui me räägime päevasest kõikumisest mingi 300 megavatti on ja siis oleks vaja mingi, ma ei tea, 900 megavatt-tunni väärtuses vähemalt salvestusvõimsus Eestisse rajada. Praegu võib-olla on olemas mingi 100 või 200 ja siis oleks sellest tuulikutega võimalik midagi teha. Siis oleks nagu võimalik, et tuulikutega saaks kompenseerida mingilgi määral päevast kõikumist. Aga seda praegu ei ole, nii et jah, praegu tuleb see päevane kõikumine ka siis suht koht Soomest sisse osta või midagi taolist. Aga Narva jaamad saaksid meile pakkuda selle 900 päevase muutu, mis on kogu aeg vaja,
selle baasi suudaksid nad meil ära pakkuda ja siis oleks kohe juba elekter kordades odavam. Et praegust see kriitikat, mida tehakse peaministrist alates ja veel allapoole Narva elektrijaamade suhtes ja meile tavalistele inimestele tehakse selgeks, et Narva elektrijaamad rikuvad meie tervist, me hingame seda tahma sisse ja inimesed ütles, et põletage see Narva elektrijaamad maha ja maksavad ja nutavad. Ja sellisesse lolluse keerisse oleme täna sattunud ja väga kahju on, et meil ei ole arukaid inimesi, kes nagu sina räägid, et Narva elektrijaamadele suunata kogu valgustegevus, et nad korda teha, nad toodaks meile odavat energiat, et me ei peaks nii palju ei tööstused ega tavainime kulutama elektrit ja maksma nii palju. No jah, täpselt nii see ongi, et kui ongi niimoodi, et kui sul on infrastruktuur 30 aastat alarahastatud, siis ei saagi loota, et see on tip-top seisus, et kui seal lähed ja sõidad autoga ja 30 aastat autol rehve ei vaheta või autol õli ei vaheta või kere ei remondi, siis ei tasu ju loota, et sul on 30 aasta pärast tip-top auto. Ja põhimõtteliselt niimoodi ongi, et Narva jaamas on kogu aeg alarahastatud, need rahad on kanditud kuskile rohepopulismi, ja siis ongi hea öelda, et Narva jaamad on katki. Aga täpselt sama asi üks ühele juhtuski Hispaanias. Hispaania rahastas suurel määral tuulikuid, tuugeneid ja päiksepaneele ja jättis päris võrgu alarahastatud. Siis juhtuski see, et tuli päike pilve tagant välja, päiksepaneelid hakkasid liiga palju tootma, lükkas sagedus ülesse, elekter või võrk kukkus kokku kohe, ja siis need alarahastatud jaamad, alarahastatud võrk ei suutnud kompenseerida seda lööki, mis see juhitamatu andis ja oli 11 laipa taga. 11 laipa. Et Eestis hakkab see asi samamoodi olema, et kui seda rohepopulismi läbimõtlematult edasi surutakse, et kui põhiinfrastruktuuri korralikult ei hooldata, ei hoita, kui pannakse raha ainult mingi populistlikele projektidele, et siis hakkavad samamoodi olema. Et nagu ma ütlesin, et kui meil on juba tarbimine on maksimaalne 1700, keskmine tarbimine on 900 kuni 1000 ja meil on võimsusi rajatud juba peaaegu 2000 eest juhitamatud võimsuseid, siis on ju näha, et seda 2000 ei ole panna lihtsalt kuskile. Nii lihtne see ongi. Võrk on juba praegu tugevalt üleküllastunud juhitamatutest võimsustest. Nii lihtne see ongi. Need head inimesed, järgmine aasta märtsis on valimised, valige normaalsed inimesed sinna ja kes panevad meie Narva elektrijaamad korralikult tööle, remondivad nad ära, sütt on meil 100 aastaks või enamgi ja me saame kõik odavat elektrit. Järge ajaga ise jura suust välja, vaid rääki normaalset juttu, et Narva elektrijaamad on meile vajalikud ja kasulikud. Nad on meie endi omad, meie esivanemate poolt rajatud ja neid on meile vaja. Need on vähemalt nii kauaks vaja, kuni meil ei ole alternatiivset baastootmisvõimekust, et kõige mõistlikum oleks nii teha, et teha Narva elektrijaamad korda mingi 20 aastaks ja selle ajaga siis korralikult uus tuumaenergia baas tootmine rajada ja seda piisavas koguses, et Eesti suudaks ka näiteks Lätile ja Leedule poolu müüa pakkuda. Siis oleks nagu kõik super. Ja tuumaelektrijaama saaks püsti 2035 oleks täiesti võimalik. Kui vaadata näiteks maailmas mitu reaktorit on, siis ja kui palju nende keskmine ehitusaeg on, siis maailmas vist 400 töötava reaktori keskmine ehitusaeg on 7,7 aastat ja pärast Tšernobõli ja ennem Tšernobõlit oli need 6 aastaga, et jutt, et 2035 ei saaks reaktorit püsti või jaama tööle, see on tegelikult absurd või bürokraatiaga on võimalik kõike teha, et loomulikult sa võid selle ehitusega 100 aasta peale venitada, kui sa bürokraatiaga hakkad kõik kodadesse loopima, aga see ei ole nagu objektiivne hinnang. Et tegelikult, jah, numbrid näitavad, et on 7,7 aastat keskmine ehitusaeg. Seda Eesti riik üks ei jõua, ta peab kindlasti ka laenu võtma selleks. Kui kalliks see läheb sellise väikest tuumajaama püstipanek? Ma ei räägi isegi väikesest, ma räägin konkreetselt Hiina näitest. Hiina näide
oli 1000 megavattine jaam, 1000 megavatti on need samad võimsused, mis on Narvas praegu, 2,8 miljardit. Ja nagu ma ütlesin, Auvere oli 300 megavatti ja Auvere oli 600 miljonit. Noh, sealt nagu tulebki välja, et tuumajaam on võib-olla 1,5 korda kallim kui Auvere, aga ta on töökindel ja tuumakütus on põhimõtteliselt olematu hinnaga võrreldes selle Auvere või gaasi hinnaga, ehk siis terve eluaja peale tuleb tuumajaam kindlasti odavam kui ükskõik mis muu jaam. Ja 2,8 miljardit Eesti riigil ei ole mingi probleem selles mõttes, et kui me paneme 5,3 miljardit Rail Balticu alla, mingi 10 miljardit tuulikute alla, siis 2,8 miljardit, mis Eestile tegelikult elektri annaks tuumajaama alla panna, ma ei leia, et oleks nagu mingi probleem. See on sul väga õieti öeldud, et ma ütlen, järgmise aasta on märtsis valimised, head inimesed, kes te kuulate ja andke ka edasi, et me peame ikka valima asjatundjad, kas või sina noor mees Riigikokku, kes oskavad seal vastavalt käituda ja korraldada selles küsimuses, elektri küsimuses niimoodi, et me oleme ise hästi elektriga varustatud, odava elektriga varustatud ja me saame seda ka müüa ja raha teenida. Aga mitte niimoodi, et tõmbleme siia ja sinna poole ja siis ei ole ühte kui teist ja siis on särk lõhki selles. No täpselt, et see lolli mängimine, see lollitamine populismiga, see peaks nagu lõppema ja energeetikat peab juhtima vastavalt energeetilistele vajadustele, mitte vastavalt poliitilistele propagandadele ja populismile. Vaata, üks asi on ka veel, et meil on see järelkontroll on nõrk, et palju raha läheb ikkagi, võtame see Rail Balticu, nii palju raha on ära kulutud, kas see sinna nii palju oli vaja, et see järelkontroll on ka meil väga nõrk. No loomulikult, aga see ongi, nagu ma ütlesin, et Eestis ei vastuta ükski ametnik ühegi lollusest, mis ta korda saadab, et lihtsalt see mõte iseenesest juba, et 5,3 miljardit panna hakkama selleks, et Tallinnast saada Eesti piirini kiirrongiga. Mul tekib nagu raskusi mingi koljakama idee välja pakkumiseks, et lihtsalt Eesti mastaabis juba, kui sul on kiirrong, mis sõidab mingi 250 kilomeetrit tunnis, no ütleme, et ta saab selle kiiruse kätte, mida ta tõenäoliselt ei saa, aga ütleme, et saab, siis 250 kilomeetrit tunnis, see on tund aega sõitu Tallinnast Ikla piiripunktini on ja kui sa siis läheksid tavalise rongiga sinna, võib-olla sõidaksid tund 20 ja kas selle 20-minutilise võidu pärast on mõttekas panna hakkama 5,3 miljardit, mis on põhimõtteliselt pool Eesti riigi eelarvet. Jah, ja su jutt on õige, et tuleb luua siukene meeskond, kes hakkab siin ringi sõitma ja inimestele rääkima, et ma tean, et reformil on e-valimiste server on nende käes, et jooksed või ära jooksed, panevad sul ikka ära, aga tuleb teha niimoodi, et isegi see server ei saa enam kasutada. Me oleme ise ka sellised natukene lihtsameelsed ja arvame, et asi läheb iseenesest paika, mitte midagi ei lähe, me peame ise käed taskust välja võtma ja hakkama kiiresti mõtlema ja kiiresti tegutsema. No selle kohta ongi kaks ütlust, et üks ütlus on see, et iga rahvas väärib oma valitsejaid. Ja teine ütlus on see, et selleks, et kurjus võidutseks, piisab sellest, kui headus magab. Et nii kaua, kui, mida ma öelda tahan, on see, et nii kaua, kui inimesed ise tegutsema ei hakka, kui inimesed ise ennast nagu teemadelt ei hari, ega nii kaua ei tasu nagu seda karta, et šaakalid, kes praegu pukis on, et need midagi mõistlikult tegema hakkaksid. Et me peame ise inimestena ärkama, aru saama, siis tegutsema hakkama. Saade hakkab lõpule jõudma, ma küsin su käest viimase küsimused. Kuidas muutub elektri tarbimine päevas? No nagu ma ütlesin, et elektri tarbimisel on niisugune 300 megavattine muutus. Veebruaris oli see tipp, on 2 tippu, on hommikune tipp ja õhtune tipp, korreleeruvad sellega, millal inimesed ärkavad ja hakkavad tööle minema ja millal nad tööd tagasi tulevad. See on nagu need tiputarbimised. Nii see ongi, et lihtsalt baasvõimsused ei suuda selle kiirusega kaasas käia ja tuulikut sa ei saa õigel ajal tööle panna, sest tuulik töötab siis, kui tuult on. Ehk siis ongi vaja kiiresti reageerivat võimsust või akusalvestit, aga kumbagit ei ole. Lihtsalt ei ole. Kas sul on veel, mis sul jäi hinge peale, mida sa tahaks edasi öelda? No see sama, et kui inimesed tahavad, et siin Eestis elu lõpuks ometi paremaks minema ja mõistlikuks minema, siis tuleb ise ennast kätte võtta, tuleb hakata harima ennast natukene, tuleb ennast viia teemadega kurssi ja aru saada, kuidas meil nahk üle kõrvade tõmmatakse. Tuleb hakata kodanikuks elanikust. Kodanik on inimene, kes vastutab ka oma asjade eest.
mitte ainult oma õiguste eest, vaid ka vastutab oma asjade eest. Eesti rahvas peab saama kodanikeks. Selge, aitäh sulle Kalju Tamme sisuka ja väga vajaliku selgituste eest. Kena päeva jätku ja kuulame jälle. Toomas Pauri autorisaade. Kagu Raadio.